No tere tulemast Vanapaugu põrgu kööki ja hääd algavat jaani. Eriline püha on see jaanipüha. Ta jaanipühad ja jaanipäev. Et ta muust poolest ei erine ta jõuludest mõnel aastal sugugi, ma mõtlen ilma poolest. No päris lund ei saja, aga teinekord ei saja ka jõulude all ja maa on must. Ainus vahe on ikkagi siis see, et ei tehta, jaanipäeval ei tehta kingitusi. Noh, just kui mõni mees ei kingi naisele sellises mäluta olekus iseennast. Ja siis on sellised asjad, et traditsioonilised šašlõkid, šašlõkkõlu, köievedu ja muud mõrumängud. Vaata, mina olen nüüd sellisesse staadiumisse jõudnud, et ma olen elu jooksul proovinud šašlõkke igasuguseid ja oi kui palju. Tähendab, ma mõtlen marinaade. Küpsetamine, see on omaette kunst, aga marineerimine, kõik need ketšupite ja keefirite ja majoneesidega ja see on selline lapse lalin, mulle tundub, et ikkagi naturaalsus on see põhiline, et sool, pipar, sibul. Need on sellised nagu kõigile kättesaadavad ja ei pea eriti seal jalgratast hakkama leiutama. Minul on siin nüüd riivitud sibul, siin ei paista eriti välja siin valge peal. Ja siin on mul siis nüüd natukene üle kilo on sõna otseses mõttes kõige kehvemat liha. Ta ei ole valetanud. Pagan, ta ei ole kõige kehvem. Kõige kehvem liha on seal need tagumised kintsud. No esimesest kintsust tavaliselt šašlõkki ei tehtagi. Tagumisest kintsust muidugi igast lihast võid teha. Aga tagumine kints on selles suhtes, et ta on nagu jõusaalist, vaata, kui need musklimehed tulevad jõusaalist, nendel ka eriti pikki seal ihu peal ju ei ole. Ja seal samamoodi tal on ju see, need kannikad on ju tal kogu aeg on ju liikumises. Ja kuna nad on, näed, sa oled näinud küll, kuidas siga kõnnib niimoodi. Et muidu räägime, et ikkagi kaelakarbonaad on kõige parem. Ja nüüd mina tahan katsetada, ma ostsin abaliha. Oli kaelakarbonaadi ka, aga ma just tahan seda nüüd katsetada, ostsin abaliha ja just nende naturaalsete kõigile kättesaadavate ainetega mõned erandid on, suitsupaprika ja meelissoneeli ja koriander on olemas. Et põhiliselt on siis ikkagi pipar, soolu ma ei pane enne, kui lõpupoole töötlemise käigus, et sool tahab seda lihamahla välja imeda. Vaata, nüüd ma hakkangi sulle näitama, kuidas ma seda asja teen. Mul on siin siis nüüd liha, siis siia ma nüüd panen siis ära sibula ja siis mõõdan 1 kilo liha peale. Ma mõõdan, mul on välja arvestatud, ega ma olen arvestava kõva. Muidu koolis oli matemaatika mul hästi kehv. Vaata, korrutustabelid olla sain enam-vähem selgeks ja rahaga oskan ka ümber käia. Aga muud asjad, sellised grammid ja detsiliitrid ja muud liitrid, need hakkavad mul üle jõu käima sellepärast, et neid on nii palju ja nii erinevad. Sellepärast ei ole ma ka mingi kõva küpsetaja. Pannkoogiga saan hakkama, aga igasugused koogid, tordid ja pirukad, mul ei hakka tainas kerkima ja kõik seal on 100 häda. Ma ei tea, miks. Nii, siia panen siis selle sibula ära nüüd. Vaata. Siia liha peale panin selle sibula nüüd ära. Nii, siis on mul siin üks väikene kauss. Vaata. Ma ei tea, valgus paistab äkki kehvad peale. Siia ja mõõduks on mul teelusikas. Kõigepealt ma panen ära kohe basiilika. See on kuivatatud värsket, ei ole mitte kusagilt ma saanud. Et kas või sügav külmutada teda. Teelusika täis panen basiilikat. Nii, see on olemas. Järgmiseks läheb
must pipar. teelusikatäis musta pipart. ärge see ei ole tšilli. see ei ole tšilli, see ei tapa. noh, kui sa muidugi väga tundlik oled, siis noh, pane vähem. nii, järgmiseks on teelusikatäis meelisõneli. nii, noh, mis siin nüüd on? kõik on tükki läinud. nii, meelisõneli. järgmiseks koriander. koriander. jälle teelusikatäis, see ka tükis. noh, nüüd on kaan kinni. 100 häda. okei, tuli. nii, ja siis on ainukene, mida läheb 2 teelusikatäit, on suitsupaprika. nii. ma ei tea, miks nad kõik niimoodi tükis on, kaua seisnud, ei ole. ma seljaga kasutasin. ja küll see suitsu, noh, siin on suur tükk kohe ees loomulikult. suur tükk ajab suu lõhki. paneme sinu järgi 2 teelusikatäit. nii, okei. vaata, nüüd on see asi niimoodi. sibula segan kõigepealt sisse siia. siin on nüüd see asi natukene teistmoodi. vaata, see marineerimisaeg on teistsugune ja kohe sa saad sellest asjast aru, mida ma silmas ja kõrvas pean. ja sibul on nüüd siia sisse segatud. järgmiseks on oliivõli. oliivõli, seda ma ei pane siia väga palju. panen niimoodi, et liha peal teda natukene oleks. sest kui on liha peal natukene, siis pärast on ka liha all. olete tark mees. nii, see on nüüd olemas. ja vaata, nüüd on niisugune lugu. nüüd ma panen selle kõik, mis ma siin segasin kokku. Need maitseained. see punane paprika, tegelikult suitsupaprika, ega ta muud eriti maitset eriti ei anna, aga ta annab lihale hiljem hästi ilusa värvi. see on see peaeesmärk. ja nüüd ma panen selle siia peale. segan selle värgi siia sisse. ja siis alles hakkab see põhiline nali pihta. nii. All right. see marinaadis liha ei marineeri mul siin kausis. tema marineerib sul hoopis teises kohas. see koht on salajane koht. ja tavaliselt need salajased kohad on need kõige paremad kohad. nii, vaata. nüüd on niisugune lugu. mul on siin 2 varrast. võib-olla läheb vaja 3. ma ei tea, aga kohe kontrollin, kas läheb vaja 2 või 3. nii, nüüd ma hakkan seda liha siia vardasse panema. nii. kui pikalt? 1, 2. siin ei ole vahet, kas sul on lihatükid koos või on nad eraldi. vaata, räägitakse, et kui lihatükid koos on, siis nad kehvalt küpsevad. või kui jälle natukene vahe on liiga suur, siis nad hakkavad keerlema. no see on ka õige muidugi. nii, rohkem ma siia ei pane kui nii palju. All right, praegu panen kõrvale. võtan varras number 2. lammas number 2. mis sa kolistad siin? nii. kohe näed, mille pärast ma sellist imelikku purjus inimese juttu ajan. nii, seda ka ikkagi tuleb võtta 1 varras veel. ei ole pääsu. arvasime, et saab, aga hea küll, 1 varras jääb lühem, sellest ei ole meil
mitte midagi katki. 1, 2, 3 läheb siia. Siia läheb 3. Hea küll. 3 siis 3. Nii, vaata. Sellega on nüüd lõpetatud. Selle sibula, mis mul siia põhja jäi, selle ma võin siia rahuliku südamega siia liha peale veel panna. Et noh, võib-olla mõnes kohas oli seda liha, sibulast, kurat liha, sorry, vähe, siis ma võtan siit kausi põhjast, kraavin selle sibula kokku ja panen ka siia liha peale. Nii. Ja miks ma seda niimoodi teen? Ma teen seda just niimoodi, et mulle meeldib. Nii, ja nüüd ma näitan selle põhifunktsiooni ära. Mul on vaja fooliumit ja ütleme, mina võtan topelt 2 lehte. Siis ma võtan selle liha, siin kus sibul on ilusti peal, panen siia fooliumi peale. Siis ma tõmban ühed ääred siia üles, nii siia alla, teise keeran peale. See liha on fooliumi sees. Nüüd selle otsa ma keeran kinni ja tagumise otsa samamoodi keeran kinni. See on nüüd selline, tuleb selline vorst, vaata, see äär on lahti. See äär hoia üles poole, kui sa paned süte peale. See on kasulik tead mille pärast. See on kasulik sellepärast, kuna tavaliselt grillmeistrid, nemad arvastavad janu kustutada ja siis tükib liha kas põlema minema või hakkavad, tuleb leek seal, sööd lähevad põlema, rasv tilgub ja siis jookse selle veeämbriga, viska sinna grilli ämber vett või kui juba liha vardast põleb, siis jookse selle põleva vardaga vastu tuult mitukümmend meetrit või mitu kilomeetrit. Ja siis on, kui 40-45 minutit kuskil on madala tule peal, on sul see vardas on olnud süte peal, siis vaata endal mingi ämber või kauss, kus sa selle fooliumi ümbert ära alutad. Siin on sees mahl, et see mahl tilgub sinna ämbrisse või kaussi ja siis paned selle liha uuesti grilli peale, mis on juba läbi haudunud. Paned grilli peale, siis raputad siia liha peale nii palju soola, kui sa heaks arvad. Ja lased selle väikse koorikukese sinna peale. Ja ma usun, et saab timm. Ja kõige tähtsam on jaanide ajal see, ma mäletan ise oma noorusast ja hilisemast ajast, et inimesed tükivad hulluks minema. Kui sa hulluks lähed, siis vaata, Võrumaal on üks hea ütlemine, et pimeda viid või eelmetsa, aga hulluga ei ole midagi peale hakata. Siis ei ole muud, kui on sul see polikliinik, vaata, mis see psühhiaatri ja polikliinik on. Ja mul tuleb meeldiks selline lugu, kui noor algaja ajakirjanik tahtis teha sellist pommuudist ja mõtles, et läheb, võtab intervjuu selle psühhiaatri ja kliiniku peaarsti käest. Ja küsib siis selle arsti käest, et kuidas te teate, et teil on patsient juba nii terveks ravitud, et ta on kõlbulik nagu ühiskonda tagasi minema. Ja siis see veearst ütleb, et aga me korraldame katse, kes tahab nagu haiglast välja saada, juba näitab parimaid parandamismärke, siis me teeme katse. Ja milles see katse teil seisneb? Noh, me laseme vanni vett täis ja siis paneme vanni ääre peale kopsiku ja lusika. Ja palume tal see vann tühjaks teha, kui kiiresti ta selle tühjaks saab teha. Ajakirjanik ütleb, et noh, see on ju lihtne. Loomulikult kopsik on ju suurem, et kopsikuga saab ju hulga kiiremini vanni tühjaks. Arst ütleb, et vale vastus, kulla inimene. Õige vastus on, vannilt tuleb kork eest ära võtta. Hääd Jaani. Ja kellele huvi pakkus, mina hakkan seda katsetama. Kellele pakkus huvi, proovige. Häid pühi.